Tere päevast, head sõbrad ja tuttavad. See siin on kohvikõrvane üle hulga aja jälle tagasi ja mõtlesin, et kuna sel aastal on välja tulnud väga palju head eesti kirjandust, siis ma tahaksingi tulla tagasi ja jääda mõneks ajaks, et kõigist neist headest raamatutest pisut ette lugeda. Tänaseks teile väike lõiguke Tauno Vahteri raamatust Madis Jeffersoni 11 põgenemist. See on selline, nagu pealkiri ütleb, väga põnev, väga hoogne raamat ühe inimese kummalisest, kohati üpris naljakast ja kokkuvõttes ikkagi ka päris traagilisest elusaatusest. Ja ma loen teile siit ette lõigu üsna selle raamatu algusest. Ma loen teile ette lõigu üsna selle raamatu algusest. Kadunud poiss, Abipalu küla, 1921. Abipalu küla vahel oli vaikne, sest enam-vähem kõik mehed olid pärast tormist tingitud pausi läinud uuesti võrke laskma ja lapsed olid kupatatud heinamaale appi. Sepa talu väravas seisis leinarätikuga naine, kes jälgis linna poole viivat tee otsa. Viimaks hakkasid sealt paistma üks rattal täiskasvanu ja üks lapsekasvu kogu. Madis, kurat, lõpuks ometi. Mis sellisega teha, kallistada või rihma anda? Liisa surus maha soovi vastu joosta, pühkis kiire pisara ja astus vaikselt väravale vastu. Madisel oli näol kerge naeratus, aga väga suurt süüd sealt ei paistnud. Käed jalad olid küljes. No nii, ütles umbes 30 mees, konstaabel Hamburg. Teile on saadetis, otse Stockholmist. Stockholmist, issand jumal, Madis, oigas ema. Stockholmist. Poiss oli end laeva peale peitnud, aga seal leidsid üles ja saatsid tagasi. Madis, mis sul arus oli? 8-aastane. Ma mõtlesin, et sa linna peal Haapsalu sulgud jälle, kõik olid nii mures. Kummardus ema Madisele silma vaatama. Madis kehitas õlgu ja vaatas õues ringi. Jumal küll, peaasi, et elus. Mis ma sellisega teen? Küsis ema konstaablilt. Las poiss nüüd puhkab, lähme räägime natuke, pakkus Hamburg. Mine võta süüa, õde on toas, pärast räägime, lükkas ema Madise toa poole ja pööras murelikult konstaabli poole. Ega ta mingit pahandust korda ei saatnud. Ma ei tea, kust me raha võtame, kui midagi kinni tuleb maksta. Ühesõnaga, ta natuke rääkis siia tulles. Poiss oli päev pärast matuseid oodanud, kui kõik magama jäid, võttis 2 võileiba ja pudeli juua ning hakkas suure tee poole minema. Seal võttis üks linna minev talumees ta hommikul vankrile, kellele seletas, et isa on turul kauplemas. Siis ta leidis sadamas kaljase, kuhu lossiti Stockholmi turule viimiseks kaupa ja peitis end trümmi ära. Mehed leidsid ta alles natuke enne kohale jõudmist Rootsi rannikul, sest tal oli paha hakanud. Kuramuse poiss, ma ei tea, Johannes oleks talle rihma andnud. Sellise tüki peale on õige, et ta vähemalt merehaigeks jäi. Nädal aega, raputas ema pead. Mitte päris, tal vist ei olnud enam midagi juua ja siis ta oli lastist marjaveini joonud ning võid söönud. Purju jäi. Ei teinud konstaabel varjama, et asi talle nalja tegi. Kuramuse Madis, raputas ema rätikus pead edasi. Nad lasid tal siis peatäie välja magada ja andsid Stockholmis politseile üle. Kuna laev kohe tagasi ei tulnud, pandi teise laeva peale, mis viis ta Tallinna ja sealt saadeti siis Haapsallu, kust mulle teada anti. Aga mis nüüd saab, kas ta peab nüüd veel politseisse minema? Ei pea, laevaomanikud õnneks raha ei nõudnud, aga katsuge nüüd silm peal hoida poisil. Ma saan aru küll, et teil praegu raske aeg, aga kogu aeg ei saa ka käia poisse otsimas. Algul rannal, Paldiskis ja Haapsalus, nüüd juba Stockholmis. Järgmiseks peab juba Ameerikasse järgi minema. Irvitas konstaabel Hamburg. Jumal tänatud, et terveks jäi. Ma olen teile nii tänulik. Enam midagi sellist ei juhtu. Tänas ema konstaablit 2 käega. Nagu pealkiri ütleb, eks tegelikult ju juhtus küll, aga seda saate siis lugeda juba raamatust, juhul kui see lõigukene tekitas isu põhjalikumalt tutvuda. Olge tänatud, et saite aega läbi astuda ja tulge varsti jälle. Siin tuleb veel päris headest Eesti raamatutest mitmeid häid lõike.